Tere tulemast Humana sorteerimiskeskusesse. See on see koht, kus me sorteerime inimeste annetatud riideid, jalatseid ja palju muid asju. Esmalt tulevad need meile sisse esimestest laadimisustest ja me paigutame nad siia vahesse ja meil on sellele kraamile oma termin. Me kutsume seda originaaliks. Seda võib tegelikult kirjeldada kui põrsas kotis, sest me kunagi ei tea, mis seal kotis võib olla. Seal võivad olla kvaliteetsed riided, seal võivad olla natuke määrdunud riided, seal võivad olla terved või katkised asjad. Need võivad tulla nii Soomest kui Eesti kogumiskonteineritest. Ehk kui sa paned oma ebavajalikud riided konteinerisse näiteks Kuressaares või Rakveres või hoopis Murastes, siis jõuavad nad siia. Siit edasi liigume sorteerimiskeskusesse sorteerijate tööd vaatama. Sorteerimises on meil 2 põhiosakonda. Ühte me nimetame main sorteerimiseks ehk põhisorteerimiseks, kuhu siis jõuab originaal. See võib tulla sellistes väiksemates kottides. See võib tulla suuremates kottides, mida me nägime seal laoruumis. Suurt vahet ei ole. Kõike sorteeritakse täpselt samade reeglite järgi. Ja siin on sorteerijatel ligikaudu 30-40 erinevat kategooriat, mida meeles pidada. Ehk siis iga eseme kohta ta küsib, kuhu see sobib ja paneb ta õigesse kohta. Kui mina oskaks sorteerida põhimõtteliselt värvi järgi või mustri järgi, siis nemad teevad seda tegelikult kvaliteedi, materjali ja väga paljude muude kriteeriumite põhjal. Tere, Kristel! Tere! Ma püüdsin väga hoolega rääkida, et kuidas te sorteerite, aga ma tegelikult ju täpselt ei tea. Kuidas sa tead, kuhu üks või teine asi läheb, kui sa selle kotist välja võtad? Tegelikult see võtab ikka aega, aastaid ikka, jah, kuud või niimoodi. Aga see on kvaliteedi järgi, et me võtame siis näiteks mingis asja, siis vaatame, mis kvaliteet see on, siis järelikult me viskame sinna kategooriasse, kus on vaja. Ja nagu nii palju siin ei ole midagi rasket, aga ikkagi peab teadma. Kuidas sa ikkagi tead, et see on just see, et ta ei saa olla näiteks mõni teine kategooria? Hea küll, see tundub lihtne, eks ole, kootud ese ja poodi ei sobi. Näiteks meil on mõned kliendid, mida tellivad näiteks mingit kaupa ja siis me teame, mida tellivad ja järelikult me viskame seda kvaliteeti nendele sinna kottidesse. Põnev. Ja. Kas sul on lemmikkategooria ka? Jah, mul on lemmikkategooria pood näiteks, sorteerime pood ja Aitäh! Jah, palun! Nii, lähme küsime ühelt kolleegilt veel. Tere, Dagni, sul on nii lage siin ümber. Kas sul on konteinerid ära viidud, jah? Ja meil on konteinerite puudus. Selge. Sellepärast on meil kottides kõik. Küsin sinult ka. Kuidas sa tead, kuhu mingi asi peab minema? Puhtalt mälu järgi. Kui sa vahetad kottidel kohad ära, siis ma juba ei tea. Aga kui tuleb mingi asi, mille puhul sa kahtled, või sul ei tule enam kunagi asju, mille puhul sa kahtled? Ei, ikka on, aga esimene asi muidugi, mis on mõtled kohe, kas ta läheb poodi. Ja siis hakkad juba mõtlema, kus ma ta edasi panen, kui ta poodi ei lähe see asi. Ja kui palju sulle umbes kategooriaid on? Ma võib-olla ajasin udusin ennist. Kui sa küsid niimoodi otse, ma ei oskagi sulle öelda. Ma ise olen nagu kokku lugenud enam-vähem kuskil 30 ringis. On vist. Kas ei ole isegi sutsu peale vist? Võib-olla jah. Kunagi ma ka kodus lugesin, aga nüüd ma niimoodi ei oska öelda. Kui tihti nad muutuvad? Üldiselt väga harva, et ikkagi on pikka aega on üks ja sama, kui siis midagi tõstetakse võib-olla ühes kohast teise, aga üldiselt on kogu aeg üks. Ma vahepeal olen täiesti keskendunud muudele asjadele. Kasakstan. No võt, sellepärast ei saa mind lasta sorteerimist, sest ma hakkan tegelema oma muude hobidega. Aga ühe toreda asja jõuan kohe ära rääkida, et alati ekskursioonil küsin ka, et miks lill üleval on. No, et äkki on sünnipäev.
aga tegelikult nende samade lilledega antakse märku, et originaal on laua pealt otsas, palun tooge tööd juurde. Et meil ei ole kellelgi walkie-talkiesid ega me ei karju üle saali, et äkki midagi juhtub, vaid antakse niimoodi ilusasti märku. Aga jah, ütleme nii, et kottide kaalud on siin, need lähevad otse lattu, käivad kaalumisest läbi, nad võivad olla seal kuskil 40, 50, 60 kilosed. Jah, hästi palju erinevaid, sõltub ju sellest, mis materjali sisse paned, et kui on puhtalt puuvillased, on raskem, kui on sünteetiline, siis võib olla ta kergem see kott. Ja tüpaažist kõigest sõltub. Osad asjad käivad konteinerites, lähevad ka ümbersorteerimisele, näiteks kaupluste kategooriad sorteerime veel detailsemalt laiali jalatsid, kotid ja vööd, aga seda kõike me lähme vaatame tegelikult juba natuke lähemalt järgmises kohas. See on nüüd tõenäoliselt kõige ohtlikum vahekäik, kus liikuda, sellepärast, et mitmed lilled on üleval, mitmel inimesel on originaal puudu. See tähendab, et siia on varsti tõstukit oodata. Aga nagu ma ütlesin, siis esmalt toimub see põhisorteerimine, originaali sorteerimine ja siis osad kategooriad liiguvad järgmisesse sektsiooni. Ehk siis tuleb kaupluste kategooria siia ja siin võtab juba fine sorteerija need ette väga põhjalikult. Nööbid, plekid, õmblused, kvaliteet, hooaeg ja sorteerib need veel detailsemalt laiali. Nii et kui kauplused kaupa saavad, siis nad ei saa lihtsalt hunnikut kõik koos alles su sammen, nagu saksa keeles öeldakse, vaid nad saavad siiski suvehooaega, talvehooaega eraldi vastavalt sellele, mis ilm meil õues on. Seal lähevad veel A ja B kategooriad lähevad laiali ja veel palju neid detaile, mida ma ütlen, et mina jälle kõike isegi ei tea, kui detailselt on võimalik asju sorteerida. Nii, aga nagu ma ütlesin, mitte ainult riideid ei sorteerime niimoodi kaupluste jaoks natukene teise ringi riided, teisel ringil sorteerimist, eks ole, vaid me teeme seda sama ka jalanõudega ja me teeme seda sama ka kottide ja mänguasjadega. Ehk siis siin on meil kottide järelsorteerimine 12, 15, ma pakun 15 kategooriat on siis kottide sorteerijal ja jalatsite sorteerijal üle 25 ringis, mida siis tema peab meeles pidama, et kuhu erinevad jalanõud lähevad. Jällegi lihtsam on hooajapõhiselt kauplusele sobivad, aga lähevad ka kummikud eraldi ja lähevad, ma arvan, sussid lähevad eraldi. No pluss, mis me siis nüüd arvutasime, eks ole, et 24 erinevast kategooriast ma nüüd võib-olla 6 seletasin ära ja 18 on veel. Et tegelikult jah, siin ükskõik millisel töökohal töötada, sa pead teadma neid erinevate kategooriate spetsifikatsioone ikkagi väga detailselt. Kuskil koolis seda ei õpetata, inimesed, kes siia tööle tulevad, õpivad seda koha peal, kuskil 3-4 kuud läheb, kuni ta siis kõiki oma kategooriaid tunneb, siis ta hakkab juba niimoodi tempokalt sorteerima, kuskil 1200-1500 kilo päevas, ehk siis 1,5 tonni päevas on ühe inimese tavaline taks. Selles esmases sorteerimises, siinpool, kus me praegu vaatame, siin on need kilod veidikene väiksemad, aga siiski märkimisväärselt suur kogus. Et kui keegi ütleb, et panin annetuskasti oma lapse lemmikmütsi või mõne käpiknuku, siis minu töö on see, et ma ütlen talle, et me sorteerime iga päev 100 000 eset. Me tõenäoliselt ei leia üles. Lisaks me ei tea täpselt, kui on sorteerimiskeskusesse kotti jõudnud, kas me sorteerime seda homme või me sorteerime seda nädala pärast või 2 nädala pärast. Et see ei ole niimoodi, et see, mis sisse tuleb kohe, nagu tuleb siia laua peale. Ja võib olla nädal aega laos ja alles siis jõuda laua peale. Et jah, et meil on väga keeruline neid asju taga otsida. Aga lähme vaatame veel paar põnevat kohta üle. Tundub küll, et see on lihtsalt see, et võtta riided ja vehi kuhu tahad. Et põhimõtteliselt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tegelikult käib siiski niimoodi, et
aeg-ajalt tehakse kõikidele töötajatele pistelisi kontrolle, sa kunagi ei tea, kas täna on mõni sinu kott läheb kontrolli, et see on nüüd see, mille pärast kõik teevad ikkagi oma tööd täpselt, korrektselt, et kui oleks puuvilja aidas, siis ei oleks niimoodi, et panen banaanikotti õunad ja õunakotti apelsiinid, vaid ikkagi kõik käib õiges kohas ja tegelikult meie sorteerijate puhul täpselt samamoodi. Aga tõesti, pistised kontrollid on. Teine asi, mis on hästi oluline, on see, et me teaksime, kui palju asju me päeva jooksul läbi sorteerime. Ja selleks on meil olemas kaalud, kõik läheb kirja, ütleme, Tropical Mixi tuli päeval iga sorteerija käest 300 kilo, päeva lõpuks on meil kokku seda siis X hulk ja me teame, et see läks lattu. Samamoodi tegelikult tahavad ka sorteerijad teada täpselt, kui palju nad iga päev on midagi sorteerinud, sest kui nad teevad üle normi, siis nad saavad boonust. Nii et neil on motivatsioon teha küll täpselt tööd, aga ka kiiret ja üle normi. Nii, nüüd me oleme siis jõudnud siia, kuhu me väga võõraid tavaliselt sisse ei lase. Ja lähmegi äkki, kui kõik asjad on kaalutud, jõuavad nad siia. Siit lähevad nad edasi täpselt õigesse kohta. No ütleme, et kui siit korraks nüüd visata pilk peale meie kategooriatele, siis ütleme, et SQMHVA. Ütleb tõenäoliselt vaatajale täpselt sama palju tegelikult kui mulle. Õnneks meie sorteerijad ja kliendid teavad, millest on jutt. Need, mis on kaupluste kategooriad, lähevad lihtsalt korraks lattu ja nii kui pood midagi tellib vastavad kategooriad, siis ta laotakse juba auto peale ja sõidab kauplusesse. Nüüd need kaubad, mis lähevad Euroopast välja, mida me näiteks annetame partnerorganisatsioonidele või mida me müüme ka teistele partneritele nii ümbertöötluseks kui hulgimüügiks, need me siis pressime kokku. Sest merekonteinerisse asju pannes on väga suur väga suur vahe selles, kas asjad on kokku pressitud või nad on lihtsalt lahtised. Tavalisi tekstiile ilma pressivate kotte saaks panna merekonteinerisse võib-olla 16 tonni. Kui me nad kokku pressime, siis me saame panna 24 tonni. Et mõned ütlevad, et see on kokkuhoid nagu kütuselt ja rahaliselt. Mina ütlen, et see on kokkuhoid emissioonidelt. Et igal juhul tuleb seda teha. Lähme vaatame, praegu on kõik pressid pausi peal, aga mida me saame teha, on vaadata mõned pressitud pakid üle. Nii, siit me siis näeme nüüd üle nende kaubakonteinerite, et seal on ümbertöötluseks mõeldud kootud esemed, on kokku pressitud ja me näeme, et nad on seal kuskil 400-500 kilo vahel, et ta on ikkagi hästi efektiivne ja samal ajal raske. Et need ei ole sellised, mida lihtsalt, et kuulge, ma ostaksin ühe kotikese ja andke mulle, ma võtan kilekotiga. Et päris nii need ei käi. Ja samas kliendid, kes tegelevad ümbertöötlusega, nende need kaubamahud on ka märkimisväärselt suured. Et ei ole mõtet tegeleda ümbertöötlusega, kui sul on plaanis teha 3 T-särgist midagi. Teine, kes muidugi upcyclinguga tegeleb, tema jaoks on loomulikult väga väärtuslik 3 T-särki, millest ta võib-olla teeb siis ühe mingi uue eseme. Aga selliseid tasub siis pigem tegelikult otsida ringluspoodidest, küsida sõpradelt, otsida oma kappidest. Et öelda Humanale, et kuulge, mul oleks vaja 3 korallpunast T-särki, äkki te leiate, siis tõenäoliselt mitte. Et sorteerijatel nagu ma ütlesin, 30+ kategooriat, mida meeles pidada ja sinna juurde meeles pidada veel ka korallpunaseid T-särke, ei ole nii lihtne. Kui me suures plaanis sellest 100 000 igapäevaselt ilmselgelt ei suuda ju kõike läbi pesta ega läbi puhastada, siis kui on näha, et tegelikult on kvaliteetne jalanõu, terve jalanõu, aga annetaja on ta lihtsalt võtnud jalast ja pannud konteinerisse, mitte natukene teda labiga üle käinud, siis on meil üks võlur, kes oskab nad kõik puhtaks ja läikima lüüa. Et jah, võib-olla tõesti kõigil ei lähegi need tallad puhtaks ja me peame sellega leppima, aga kvaliteetsemad esemed
väikses mahus suudame me ära puhastada. Ja täpselt sama on ka osade riietega ja ka vaipadega. Kui inimesed kodus ei saa hästi pesta, aga meil on siin sellised masinad, mis selles suures vaibas teevad imehea justkui uue vaiba. Ja jällegi me saame talle uue elu anda selle asemel, et me peaks valima kas ära visata või otsima talle ümbertöötlusvõimalust. Ja mõned asjad käivad meie supermasinates ka pesus. Jällegi sõltub sellest, et kas tundub, et ta tõenäoliselt läheb puhtaks, kas on selline asi, mida tegelikult tohib üldse pesumasinasse panna. Et ma miskipärast arvan, et villaseid mantleid me ei püüa nendes mantlites 5 numbrit väiksemaks pesta, et sellel tõenäoliselt ei oleks erilist mõtet. Toimub põnev asi, et kui kellelgi on eelnevalt olnud konteiner, aga ta peab hakkama järgmisena sorteerima midagi, mis on suuremates kottides, siis on tal vaja konteineri asemel hoopis lauda. Eks nagu nägite, laua peale toodi kaubad ja võeti kaup koos lauaga ja viiakse sorteerija juurde. Mille järgi nad varieeruvad, seda teab ainult meie sorteerimise juht. Et see on natuke võib-olla ka see, et ta saaks sorteerida nii Eesti kaupa kui Soome kaupa, sellepärast, et siis iga ta kott on mõnus miks 2 erineva riigi kaupadest. Ja nüüd me lähme proovime saada pildi peale selle, kuidas me pressi täidame. Võtame veel järgmise jupi ka, et kas me näeme, kuidas see pressi ka veel pannakse. Need on need episoodid, mida isegi nii harva näen, et puhas lust on, et üks on, et selline tehnika on välja mõeldud ja see, kuidas mu kolleegid tegelikult seda kõike opereerida oskavad, seda on tõesti põnev vaadata. Tore on see, et tegelikult peaaegu igale esemele, mille inimene oma kapist välja võtab ja ära annab, on see uus kasutaja või uus rakendus olemas. Et 80%, mis me läbi sorteerime, läheb uuesti kandmiseks. Ta võib jõuda sinna niimoodi, et ta läheb humana kauplusesse, keegi ostab selle, paneb endale selga. Ta võib minna annetusena meie partnerorganisatsioonidele, jällegi näiteks Mosambiigis, ta sorteeritakse veel natuke detailsemalt ümber, müüakse maha täpselt sarnases kaupluses nagu humanad Eestis ja läheb kandmiseks. Ka hulgimüügikaubad lähevad uuesti kandmiseks, et võib-olla ütleme 15% on selline, mis meilt läheb nüüd ümbertöötluseks. Tegelikult oleks tõenäoliselt inimeste kappides ja üldse ringluses palju rohkem asju, mida võiks ümber töötada, aga hetkel neid lahendusi ei ole nii geniaalseid, efektiivseid või ka tasuvaid, et Euroopas neid väga palju oleks. Kindlasti, kui need tehased tulevad, siis küllap saame ka meie natuke panustada, aga kuna riidekonteinerid on kantavale riidele, siis me saame rõõmsalt öelda, et tõesti 80% ehk 5 esemest 4 läheb kandmiseks.
ja noh, paraku väike osa on prügi, aga noh, ütleme, see mänguasi võib katki minna seal ka transpordi käigus, jalanõu, kui ta on ikkagi määrdunud või katkine, siis neid me siin vähesel määral suudame puhastada, aga kinkseppi meil tõesti tööl ei ole ning jah, et kui on tegemist, et mõnel juhul võib sinna ka sattuda natukene olmeprügi. Nii. Aga jah, aga isegi jah, mis tekstiili. Vaatan ise plastikuid ja räägin tekstiilist. Aga noh, valdavalt räägingi tekstiilist. Ka plastiku me saadame ümbertöötlusse, et tõesti, et võimalikult palju asju, mis riidekonteinerisse jõuab, peab leidma endale uue rakenduse, et ta ei peaks lõpetama prügimäel. Nii. No, vaatame, kas me... Loomulikult oleks palju parem teha ekskursiooni, kui siin ühtegi inimest parasjagu tööl ei oleks. Aga ma arvan, et siis jääks see vaade veidike igavam. Nii, lähme vaatame, mis meil siin näha on. Tundub, et me praegu väljasaatmiskaupu ei lae. Siit on tõenäoliselt keegi just välja sõitnud. Küll aga me töötame siin praegu mahalaadimisega. Ehk siis siit tuleb siis tõenäoliselt Soomes kogutud kaup, mis tõstetakse siit välja. Läheb konteinerisse ja jõuab mõne aja pärast siis sorteerijasse. Et kui ma ennem näitasin originaali, siis tegelikult ka kõik need on originaalid ehk siis läbi sorteerimata kaup. Et see kõik alles ootab, millal seda sorteerima hakatakse. Need inimesed, kes ütlevad, et tahaks kilosid, mitte tükke, siis see 100 000 eset päevas on kuskil 30-35 tonni. Et jah, me ei tegele siin väikeste kogustega, vaid ikkagi märkimisväärselt suurte kogustega. Et aastas me jõuame läbi hekseldada ehk läbi sorteerida kuskil 7000 tonni kaupu. Ja Eestis väidetavalt hinnanguliselt tekib kuskil 18 000 tonni tekstiilijäätmeid aastas, ehk siis see on, mida inimesed tarbivad ja mida hinnanguliselt võib-olla ka ära visatakse. Et võib öelda, et meie tegeleme siis sellest peaaegu kolmandikuga, aga loomulikult jah, meie puhul on numbrid sellised, et 1/3 tuleb Eestist ja 2/3, mis me sorteerime, tuleb Soomest, meie partneritelt. Et Eestis kuskil 2600 tonni aastas on see, mis jõuab läbi Humana ringlusesse. Ja olemegi ringiga tagasi. Siit me ju alustasime. Aitäh vaatamast!